Tere tulemast siis Tartu Ülikooli, mis asub ühe osana Pärnus, ehk siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Ja täna on siis meeldiv võimalus rääkida turismi ja hotelli ettevõtluse õppekavast. Mina olen Tiina Tamm, turismi ja hotelli ettevõtluse õppekava programmijuht. Ja minu kõrval on Urve Tamman. Urve, ole hea, ütle ise, kes sa oled. Mina olen Pärnu kolledžis õppeosakonna juhataja. Meil on siis selline tööjaotus, et mina räägin kohe varsti alustuseks sisuks, et mis see turismi ja hotelli ettevõtluse õppekava endast tähendab, mida me sisuliselt teeme, ja Urve on siis see professionaal, kes teab kõiki olulisi fakte ja tingimusi sisseastumisest, ja edaspidi siis etteöelduna me selle vestluse käigus jagame teiega ka lisainfot vestlusaknas ehk siis chatis, ja hiljem on see vestlus siis ka salvestusena järelvaadatav ja jagatav. Nii et selline sissejuhatus ja etteöelduna siis ka, et kui teil on küsimusi, võib-olla juba jutu käigus soovite mingi asja kohta küsida, siis palun esitage see chati kirjalikult, võite kohe jooksvalt küsida ja siis me esitluse lõpus vastame nendele küsimustele. Nii, ma on üks kontrolli küsimus ka, vahepeal Kairi Normak on ka kohal. Väga meeldiv. Ja meil siis on vestluse teises osas kaasatud ka teise kursuse üliõpilane. Tema räägib siis oma kogemusest ja kõiki, keda siis huvitab täpsemini veel sessioon õppes õppimine, siis Kairi on selleks siis täna siia kaasa kutsutud. Tema ise siis asub hetkel Tallinnas, et võite siis juba mõelda, et äkki teil on kohe personaalsed küsimused juba õppivale üliõpilasele, et siis anname temale ka sõna. Aga nüüd siis väike sissejuhatus turismi ja hotelli ettevõtluse õppekavale. Ma ütlen kohe, et need pildid, mida me siin kasutame, on meie õppetöö osa. Ehk siin avapildil on siis külalised Keeniast ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on võimalus soovi korral turismiõpinguid jätkata ka magistrikaval. Ehk siis teised külalised siin pildil on siis meie rahvusvahelise õppekava spa-teenuste disaini ja juhtimise üliõpilased. Ja me korraldasime neile siis Kihnu kultuuri tutvustava töötoa siis turismi ja hotelli ettevõtluse üliõpilastega praktilise õppetöö osana. Aga siis esmalt sissejuhatuseks õppekava kestvusest ja sisust. Ehk siis kokkuvõtvalt on turism lai valdkond, et kui sageli seostatakse seda eelkõige majutuse ja toitlustusega, siis ma võiks lisada, et turismi valdkonda kuuluvad sellised sidusteemad nagu muuseumid, erinev sündmuskorraldus, giidid, reisisaatjad, reisikorraldajad, on nad siis reisibürood või muul kujul, ja võib siis tegevust hiljem leida ka näiteks konverentsikorraldajatele, sündmuskeskustes, kes võib-olla on mõne hobi või huviline, siis näiteks täna Eestis korraldatakse erinevaid valdkonnasündmusi, näiteks rallisõidust kuni orhidee festivalideni, et on võimalik siis tegelikult turismi õppides esiteks alustada ise ettevõtjana, kas või tootestades oma hobi, töötada siis mõnes sektoriettevõttes, majutuses, toitlustuses, konverentsikorralduses, reisibüroos, või siis hoopis liikuda korralduslikule poolele ja töötada näiteks kohalikus omavalitsuses turismi arendajana, turismi spetsialistina või siis panustada mõne MTÜ tegevusse, näiteks piirkondlikud turismiorganisatsioonid, mis võivad olla siis ka üleriigilised, näiteks MTÜ Eesti Maaturism,
siin piirkondlikud, näiteks Pärnumaal on Soomaa koostöökogu. Ja võimalus siis juba nagu mainiti, peale õpingute lõppu siis soovi korral saab jätkata ka õpinguid siis magistriõppes. Nüüd siis õppekava pikkusest, ehk siis õppeaasta kestab siis 3 aastat ja ülikoolis siis õppetööd arvestatakse ainepunktides, kokku siis 60 ainepunkti ja turismi ja hotelli ettevõtluse õpe on siis tasuta, kui te täidate siis kõik nõutud sisseastumise kriteeriumid, mis on hiljem tutvustavad ja Urve vastab nendele küsimustele veel täpsemalt. Ja täiskoormus siis tähendab seda, et kui te õpite 2 õppevormis, on valida siis kas päevaõppe või sessioonõppe, siis tegelikult mõlemas õppevormis läbitakse sama programm. Lihtsalt erinevus on selles, et päevaõppe vormis on kontaktkohtumisi rohkem, ehk siis õppetöö on traditsioonilisem esmaspäevast reedeni ja sessioonõppes jaguneb see koormus siis kord kuus, kolmapäevast pühapäevani on kontaktõpe ja ülejäänud ajal siis on teil rohkem iseseisvat tööd, õppeülesandeid, aga sisu on täpselt sama ja juba ette öelduna ka, et sessioonõppe ja päevaõppe üliõpilastele kehtivad samad võimalused, millest siis hiljem ka veidikene räägin praktikate juures. Lühidalt siis ka kompetentsidest, et mis turismi ja hotelli ettevõtluse kõrgharidus teile pakub. Ja need on loetletud siin õppetöö järjekorras, ehk siis 1., 2. ja 3. õppeaastal on võimalus siis ise areneda ja alguses siis keskendutakse kõige tuumale, ehk siis kliendikesksele teenusele ja mõtteviisile. Ehk kui mõelda, et turism sisustab külalise kõige kallimat vara, mis on vaba aeg, et kuidas me siis täna siin Eestis saaksime turismiteenuseid luues ja pakkudes siis pakkuda külalislahket, kliendikeskset ja väärtust pakkuvat teenust, sealhulgas teenindust. Ja 1. aastal siis saab ka väga hea sisulise ülevaate majutuse, toitlustuse ja spa protsesside valdkonnast. Külastatakse erinevaid ettevõtteid, õppetöösse on kaasatud ka praktikud, kes ise reaalselt siis majutus, toitlustus ja spa valdkonnas töötavad. Nii et on võimalik siis saada just teada, et kuidas seda tööd korraldada, et me vaatame siis ka sellise juhtimise tasemel neid tööprotsesse. Siis 2. õppeaasta märksõnad on sündmuskorraldus. See tähendab siis, et saab teadmised nii teoorias, kui ka saab ise ühe sündmuse meeskonnas reaalselt sündmust ellu viia. Ja teise olulise kompetentsina on siis võimalus proovida turismitoote arendamist reaalse elulise näite põhjal. Teooriaks siis võib-olla täna rohkem tuntud märksõna teenuste disaini meetodid kasutades ja näiteks sellel aastal siis oli meil koostööprojekt 2 Pärnu ettevõttega, Pärnu Muuseum ja Pernova loodusmaja ja disainisime siis turismiüliõpilastega neile uusi turismitooteid, mida nad saaksid siis oma külalistele ja uutele sihtrühmadele pakkuma hakata. Ja 3. ehk siis viimasel õppeaastal liigutakse kõige kõrgemale tasemele, ehk siis vaadatakse, kuidas toimub sihtkoha juhtimine, ehk millised osapooled on vaja siis koos töötama saada selleks, et näiteks kogu Eestis või siis teie kodupiirkonnas või kodulinnas turismi saaks arendada nii, et see oleks väärtuslik kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja pakuks siis ka töökohti ja meeldivaid võimalusi elukvaliteedi parendamiseks erinevatele sihtrühmadele. Ja kõige viimane siis on probleemi lahendamise oskus, ehk siis ülikoolis nimetatakse seda lõputööks, ehk siis on võimalus valida siis üks valdkond, milles
probleemi ja arendusvajadust nähakse, seda siis teooriale, uuringule tuginedes kõigepealt avastada ja siis juba pakkuda välja omapoolsed lahendused olukorra parendamiseks. Ehk siis sellised tuumikkompetentsid saab siit õppekavast välja tuua. Siis mis seda õppekava veel tugevasti iseloomustab ja mis võib-olla on hea ka juba ette teada, ehk siis õppede osa on praktika ettevõttes. Et kui te juba töötate, siis on teil võimalus praktikat ühildada tõenäoliselt ka oma ettevõttega. Sõltub siis, mis valdkonnas te praegu tegutsete. Ja praktikad on siis õppetöö osana arvestatud nii, et nad mahuvad õppeaasta sisse, aga neid võib teha ka suvel. Et seda siis saate juba hiljem ise otsustada, et millal seda ellu viite. Ja praktikad siis esimesel aastal on sissejuhatav, kuidas üldse turismiettevõtted toimivad ja kuidas seal siis väga head ja kvaliteetset teenust pakkuda. Selle nimetus on siis praktika teenindusorganisatsioonis. Ja teise aasta praktika siis keskendub nendele teemadele, mida on õpitud, ehk siis eelkõige tootearendus, turundus ja vaatate siis turismiettevõtted nendest aspektidest ja saate praktilisi kogemusi. Ja kolmas uurimispraktika turismiorganisatsioonis tähendabki siis seda valdkonda, millest otsustate lõputöö teha ja millises ettevõttes või organisatsioonis te siis soovite valitud probleemi lahendada. Näiteks siin hiljuti just kaisti ülikoolis lõputöid ja oli teemasid näiteks nii tootearendusest, sihtkoha turundusest, siseklienditeenindusest või siis üldse, et kuidas ühes sihtkohas näiteks võiks hoopis kultuuriturismi uue turismi võimalusena arendama hakata. Ja siis mõned näited ka välismaa praktika võimalustest. See tähendab siis, et kuhu on siis võimalik ülikooli koostööpartnerite kaudu minna. Kohe paneme selle slaidi ka ette. Ja siin on siis loetletud, kus turismi- ja hotelliettevõtluse üliõpilased eelmisel õppeaastal praktikal viibisid. Et meil on ülikoolis väga pikaaegne kogemus välispraktikate korraldusega. On olemas siis kontaktvõrgustik, ettevõtjad käivad ise kohapeal ennast tutvustama, toimuvad infoseminarid ja ülikoolis on siis võimalik kasutada ka Erasmus rahastust. See tähendab siis seda, et teil on olemas juba ette teada eelarve, mida on võimalik kasutada välispraktikale reisimiseks ja seal kohapeal siis ka oma elamiskulude katmiseks. Ja seda siis ka usinasti kasutatakse. Nii et ütlen siis kohe ära, et välispraktikale minek ei ole kohustuslik, aga võimalusel siis variante selle teostamiseks on päris palju. Lühidalt siis sisulisest ülesehitusest olekski minu poolt kokkuvõtvalt hetkel kõik öeldud. Ja nüüd ma siis annan sõna Kairile Tallinnast ja tegelikult teda laivis ei näe, sest meil on niimoodi kokku lepitud, aga ta on seal pildi peal olemas juba see armas tütarlaps seal keskel, kellel on sellised kaaned käes, nii et ja see on tema enda siis töökeskkonnas see pilt ja teda ümbritsevad siis turismi- ja hotelliettevõtluse üliõpilased ja siis ka ettevõtluse projektijuhtimise üliõpilased. Ja sellest pildiloost annan võimaluse Kairile soovi korral ise rohkem rääkida. Nii et Kair, ma annan sõna siis sulle, võimalus siis jagada oma kogemust, et miks ja kuidas sa õppima asusid ja mis on sinu võib-olla sellised soovitused uutele huvilistele.
Ja siis võib ka julgelt Kairitest küsida, nii nagu ütlesin. Ole hea. Tere kõigile, kas te kuulete? Kuuleme. Väga tore. Ja mina olen siis Kairi Normak ja mina õpin Pärnu kolledžis just nimelt teisel kursusel sessioonõppes turismi ja hotelliettevõtlust. Olen olnud turismi ja hotelliettevõtlusega seotud tegelikult juba 17 aastat tänaseks, et alustasin 15-aastaselt töötamist siis restoranis. Minu haridustee siis ka on olnud seotud turismi ja hotellindusega, et ma õppisin Haapsalu kutsehariduskeskuses majutusteenindust ja mõned aastad hiljem siis ma alustasin ka õpinguid Mainoris, aga need jäid kahjuks seal pooleli, sest tööelu tuli vahele. Ja siis 2000, täna on 2023, 2021, ma mõtlesin, et ikkagi oleks vaja see haridustee lõpuni teha ja asuda uuesti õppima. Ja selleks tundus siis tol hetkel Pärnu kolledž kõige parem variant, kuna ma otsustasin oma elus teha karjääripöörde, siis ma arvasin, et see võiks olla hea variant. Mina alguses olin siis eksternõppes, ehk siis ma pidin läbima seda õppekava siis omas tempos ja see oli ka alguses mul tasuline. Aga kuna ma esimesed pool aastat olin nii tubli, siis mul oli võimalus saada hiljem ikkagi tasuta õppekohale. Mis mulle selle õppe juures meeldib isiklikult on see, et see on sessioonõppes. Ma ise elan Tallinnas ja õppe toimub Pärnus, siis see on niisugune hea nii-öelda vaheldus, et sa lähed siit Tallinnast ära ja lähedki Pärnusse ja keskendud 4-5 päeva ainult õppimisele, et ei ole mingit tööasju, mis segaks või siis koduseid igapäevatoimetusi, et sa keskendud ainult nagu selle õppele. Mis mulle veel meeldib selle õppe juures on see, et meie kursusel küll on nagu inimesi erinevas vanuses, erineva taustaga, erineva kogemusega, et meil on sattunud hästi äge seltskond kokku, et me saame omavahel hästi palju kogemusi jagada ja üksteist toetada, et võib-olla kui, ma ei tea, noorematel ei ole nii palju kogemust mingis asjas, et siis vanemad saavad jällegi nagu grupitöödes toetada ja vastupidi. Meeldib see, et ongi hästi palju grupitöid, ühisesitlusi, et see annab hästi hea suhtlusoskuse, meeskonnatööoskuse ja esinemisoskuse ka. Siis kui ma seda eriala uuesti siis alustasin selle õpingutega, siis loomulikult sugulased, tuttavad, sõbrad küsisid, et kas sa oled hull, et sa lähed turismi ja hotelliettevõtlust õppima. Siis minu vastus oli, et olen heas mõttes küll, et minu arvates täna on kõige õigem aeg seda valdkonda nagu õppida tundma ja ennast kurssi viia nende asjadega, sest turismimaailm on nii suures muutumises ja mina usun küll, et see on jätkusuutlik ja äge valdkond, et kus ei hakka kunagi igav. Võib-olla kui mõelda, et finants on ja seal ei muutu asjad nii palju, et turismis on iga hooaeg on uus trend või uued suundumused, kuhu liikuda ja millega kursis ennast hoida. Mis veel? Ma töötan ise hotellis täna. Ma töötan siin nüüdseks siis kolme hotelli personalijuhina, et nädal aega tagasi siis ma nii-öelda
suundusin uuele ametikohale. Enne ma olin siis Ibis hotelli personalispetsialist. Me ostsime 2 hotelli juurde ja tänaseks ma olen siis hotelliketi personalijuht, mis on kõik saanud nii-öelda juhtuda tänu sellele, et ma õpin tegelikult Pärnu kolledžis. Seda sama eriala, mis toetab minu tööd igapäevaselt. Et ma arvan, et see on nagu väga head võimalused on andnud selleks, et selles valdkonnas edasi liikuda. See pilt, jah, see räägib sellest, et me käisime Ibis hotelliga siis Pärnu kolledži praktikamessil osalemas oma ettevõttega ja täitsa juhuslikult sattusime kokku ägedate noortega, kes seal õpivad päevaõppes ja kes tegelevad videoklubiga ja nii-öelda poole sõna pealt tuli välja, et või noh, me rääkisime, et tulge tehke meie juures värbamisvideo, et meil on äge hotell ja siis need noored võtsid sellest sõnast kinni ja me veetsime tegelikult 2 väga ägedat päeva siin Ibis hotellis ja filmisime siis tulevastele töötajatele ägedat nii-öelda sükest videoklippi. Et miks see inimene peaks üldse siis hotellinduses töötama ja miks just Ibises. Just. Kas kellelgi on tekkinud küsimusi? Kairi, ma võib-olla küsin, et ma siin intervjueerisin ka teisi esimese kursuse üliõpilasi ja küsisin, et millest võiks võib-olla sessioonõppe infotunnis rääkida, siis oli üks soovitus, et mahust. Mahust. Kuidas see koolis ja kodus õppimise maht on, kui sa nüüd praktiseerijana räägid? Jaa, maht on mõistlik. Saab kenasti hakkama. Loomulikult võiks ise tublim olla ja alati alustada oma asjadega varem pihta hakata, et õigeks ajaks asjad valmis saaks, aga kuna meil on nii palju grupitöid, siis on hea kodus õppida, sest grupiliikmed toetavad õppimist ehk siis utsitavad tagant ja ütlevad, et okei, davai, teeme asjad ära. Et minu meelest seda mahtu on täitsa piisavalt, vähem kindlasti ei peaks olema ja rohkem ka mitte. Et saab kenasti töö ja eraelu ühildada. No esimene kursus ka lisas, et aja planeerimine on selline oskus, mida sessioonõppes õppides kindlasti tuleb arendada ja mis kasu tuleb. Ja, aga selleks on, jah, see on üks vajalik oskus. Kindlasti ma olen ka seda enda puhul arendanud, aga õnneks on toredad grupikaaslased ka ja koolikaaslased, kellega koos seda teekonda nii-öelda sammuda. Võib-olla sa ütled ka siin kohe, et me võime pärast pikemalt rääkida, et sa ütlesid, et sa käid Tallinnast, et kuidas sa selle Tallinnas käimise oled korraldanud oma igapäevase, igakuise käimisega, et on sul võib-olla seal ka midagi head nõuannet jagada? See on hea küsimus. Mul ei ole ühtegi nagu takistust olnud, kui rääkida nagu tööst, et kuidas seda korraldada, siis minul on õnneks olnud hea tööandja, kes pigem nagu siis soodustab seda, et inimesed õpivad ja arenevad ja tore, kui seda tehakse veel oma valdkonnas ka, eks ole. Et selle osas mul ei ole mingeid piiranguid, aga kui nüüd Pärnus siis käia, siis seal on sellised mõistliku hinnaga ööbimiskohad, kus üliõpilased saavad mugavalt majutada. Siis ma olen kasutanud neid võimalusi ja seda aega olen kasutanud ka siis õppimiseks, mis ma seal olen, igasuguste kodutööde tegemiseks ja nii edasi. Ja need, kes hästi õpivad, neid ka kool toetab väikse stipendiumiga, kui ma ei eksi. Et siis läheb nagu lihtsamalt, ma arvan.
jah. Võib-olla üks tundmatu mõiste, mida Urve saab ka jagada, oli see eksternina alustasid. Et kui sa ütled 2 sõnaga, et kuidas sa said teada, et saab alustada ka eksternina ja kuidas see info sinuni jõudis või miks sa otsustasid alustada eksternina? No see oli siuke naljakas lugu tegelikult, et see oli selline periood minu elus, kus ma mõtlesin, et nii, mulle aitab, ma ei taha selles valdkonnas toitlustuses ja turismis enam töötada, et ma tulen töölt ära ja lähen kooli õppima. Ja ma teadsin, et mingi kuupäev oli seal, mis ajani sai siis kandideerida turismi ja hotelli ettevõtluse sinna esimesele kursusele õppima. Aga parasjagu elus olid siuksed tormised ajad, et ma lihtsalt magasin selle kuupäeva maha ja mul ei olnud võimalus enam sisse astuda. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma teen, et kas ma ootan jälle 1 aasta ja lähen õppima või ma leian mingi teistsuguse lahenduse. Ja siis ma võtsingi ühendust Pärnu kolledži õppeosakonnaga ja Urve juhendas ja aitas, ütles, et näed, et on võimalus tulla eksternina õppima, läbida see nii-öelda programm omas tempos ja siis ma mõtlesin, et kui mitte nüüd, siis millal veel ja võtsin selle otsuse vastu, et ma alustan eksternina ja kui ma piisavalt palju pingutan, et siis mul on võimalus jätkata nii-öelda tavaõppes. Ja. No tänud, Kairi. Ja, et väga hea, et sa selle sisse tõid, et tõepoolest, et siin ülikooli õpingute ajal võib igasuguseid asju ette tulla, nii nagu alguses või siis ka vahepeal, et me ise oleme siin oma õppeosakonnaga ja üliõpilaste osas alati sellised toetavad, et leida siis võimalusi, et näiteks saab kasutada ka siis akadeemilist puhkust. No mine tea, vahepeal tuleb ette võib-olla, et on selline pere hakkab suurenema, et siis neid erinevaid võimalusi on, et võiks ka kohe siis öelda, et kui kellelgi tekib mõte, et aga kas, mis ja kus, siis me kindlasti soovitame ühendust võtta Urvega ja õppeosakonnaga ja saate juba mõnele oma väga spetsiifilisele küsimusele kindlasti enne juba vastuse ja võib-olla ka lahenduse, mis annab sellise enesekindluse edasi otsuseid teha, et kõiki erilahendusi kodulehel ja internetis välja pole toodud, et seetõttu siis julgustame, nii nagu Kairi näide ka oli, et Urvega ühendust võtma ja küsima, et see üks küsimus on rõõm, kui ta tuleb ja saab teie erialast arengut või uut teekonda toetada. Selle kohta ma ütleks ka, et küsija sulle nagu antakse, et isegi kui on mingid suured hirmud, mis mul küll oli ja ilmselt Urve võib ka öelda, et ma vist küsisin väga palju asju alguses, et võib-olla nooremad ei küsi, aga julge hundi rind on rasvane ja ma nagu läksin kindla sihi poole ja läks kõik hästi, et alati aidatakse ja toetatakse kooli poolt siis. Tänud, Kairi. Aitäh, et oma uues positsioonis koosolekute vahepealt said meie sekka liituda ja ma ei tea, kui keegi soovib, siis saab hiljem kas või Kairile personaalselt kirjutada, et kontaktid on ju hotellides ka avalikud ja täpsemini küsida. Aga tänud sulle, Kairi, ja nüüd ongi sobilik sellest sisseastumisest rääkida ikka täpsemalt. Ja ma annan siis sõna Urvele, kes oskab siis öelda, et mida, kuhu ja kuidas oodatakse esitama. Tõi paneb selle slaidi korra uuesti tagasi, mis läheb ära eest hüppas ja
Ja Urve, sõna sulle. Ma nüüd väga loodan, et te olete jõudnud Pärnu kolledži kodulehele, kus on pikemalt kirjutatud turismi ja hotelli ettevõtluse õppekava kohta. Et kui te seda veel teinud ei ole, siis me lisame teile siia vestlusaknasse ka selle lingi. Seal on väga palju head informatsiooni, aga mis siis sisseastumisel vaja on? Sisseastumiseks vajalik on keskharidus või siis keskharidusele vastav haridus. Mis selle all mõeldakse? Selle all mõeldakse kas siis kutsekeskharidust või siis Eesti Vabariigis tunnustatud välismaal omandatud haridust. Sisseastumise avalduse saab siis esitada läbi SAIS-süsteemi. SAIS-i link on ka olemas meie kodulehel. Avaldusi saab siis esitada 12. juunist kuni 28. juunini. Sisseastumise avaldusel saate kohe valida endale sisseastumusvestluse kuupäeva. Vestlused toimuvad siis 4. kuni 6. juulini siin Pärnu kolledžis koha peal. Aega te valida ei saa, sest me ei tea, kui palju vestlusel osalejaid päevade kaupa on ja need graafikud me teeme siin ise koha peal ja saadame teile siis välja meili teel. Me oleme arvestanud sellega, et me paneme päeva alguse poole Pärnu ja Pärnumaa kandidaadid, et siis teistel oleks võimalik kaugemalt, siis oleks aega nagu kohale sõita. Mis siis veel? Kas on olnud näiteks mõni näide ka, ma ei tea, mingi põhiküsimustes, mis sul küsitakse? Selles mõttes, sessiooniõppe puhul on niimoodi, et see keskharidus nüüd, mis on nõutud, kui te olete lõpetanud peale 2002. aastat, siis jooksevad need SAIS-i avaldusel automaatselt peale, midagi tõendama ei pea, välja arvatud siis need välisõpingud. Ja need, kes nüüd on lõpetanud varem kui see 2002, nendel tuleb viia keskharidust tõendava dokumendi originaal Tartu Ülikooli üksusesse, aga see ei tähenda seda, et te peate selle tooma siia Pärnusse, vaid seda on võimalik siis viia nii Tallinnasse, Tartusse, Narva, Viljandisse ja ka siis Pärnusse. Ja kõik need andmed on samamoodi ja kellaajad ja kuupäevad ja aadressid, need on olemas kõik SAIS-i avaldusel, nii et kui te avaldust teete, siis avaldus jookseb teil seal ette plokkide kaupa, et rahulikult lugege kõik need plokid läbi, see info on kõik seal olemas. Aga kui midagi jääb nüüd kogemata, no mis iganes juhtub avaldusega midagi, siis võite alati meie poole pöörduda. Meie oleme siin Pärnu kolledžis õppeosakonnas ka vastuvõtutöötajad ja tegeleme nende avalduste menetlemisega. Kui avaldusel on midagi puudu, siis me märgime, seal on avaldusel olemas selline koht, kuhu menetleja saab märkida kommentaari ja siis see kommentaar tuleb teile meili peale ja siis te saate vastavalt tegutseda või siis selle kommentaari lisajaga kohe ka ühendust võtta vajadusel. Nii, aga võib-olla siis lühidalt ka sellest erialakatsest, mis on siis suulisel kujul 15 minutit, et on siin järgmisel slaidil ka välja toodud, millest on siis koosnevad, ehk siis tegelikult on see 15 minutit vestluse vormis, et meil on siin 3-liikmeline väga meeldiv turismi õppejõududest komisjon, kellega te siis kohtate personaalselt, et peale teie ei ole siis ruumis mitte kedagi teist. Ja need teemad on siis jagatud 4 plokiks ja see on vestluse vormis, mis tähendab siis, et inglise keelt hinnatakse nii, et ühel hetkel teile lihtsalt esitatakse
antakse märku, et nüüd me jätkame inglise keeles ja talle esitatakse mõned küsimused inglise keeles, näiteks võib-olla sellest samast, et mida ta üldse, võib-olla kus te olete ise reisinud või mis te üldse arvate sellest turismi valdkonnast või mis teie jaoks turism üldse tähendab, et inglise keel ei ole selline testi vormis, vaid vabas vestluses hinnatav. Ja nendest teemadest on siis kodulehel täpsemini räägitud, aga meie soov siis vestluse käigus on saada teada, et mida teie jaoks turism tähendab, veidike teie silmaringist, teil on võimalik vestlusele tulekuks lugeda uudiseid, vaadata erinevatelt kas Eesti riiklikelt kodulehtedelt, võib-olla ka veidike statistikat näiteks, et sõltub, millisest küljest te soovite ennast vestlusel näidata, või sellest, kus te olete Eestis reisinud või milliseid häid näiteid soovite jagada. Nii et see vestlus on sellist silmaringi avav, saate enda teadmisi näidata. Ja siis motivatsiooni osa siis saate põhjendada, et miks siis turismivaldkond teid huvitab ja me ei otsi seal nendes vestlustes ühtegi õiget vastust, vaid nii nagu kogu ülikoolis õppimine tugineb argumenteerimisele ja allikatele, erinevate arvamustele, siis näiteks eelmisest aastast jäi väga mitmeid erinevaid põhjuseid kõlama, et kes näiteks on iseendale soetanud mingi maalapikese ja sooviks seal tulevikus ühel hetkel ettevõtlusega tegelema hakata või keegi on käinud reisil ja näinud väga head kogemust ja teenust ja sooviks ise sinna valdkonda panustada. Keegi võib-olla töötab sektoris ja sooviks nüüd erialaselt areneda, nii et tõenäoliselt on teil see enda oma unikaalne põhjus väga tore siin vestlusel siis jagada. Ja vestlust kokku siis hinnatakse 100 punkti skaalal, ehk siis iga komisjoni liige siis nende 4 teema lõikes siis punkte annab ja pärast siis nende punktide põhjal kujuneb siis kõigil vastuvõtu katsetel käinud inimestest siis pingerida. Võib-olla Urve 2 sõna räägib, et kui komisjon on töö lõpetanud, pingeread on koos, kõik on saanud rääkida ja komisjon on pannud punktid, siis mis siis edasi saab? Komisjonide punktid pannakse siis SAIS-i keskkonnas protokollidesse. SAIS juba ka tegelikult ise siis genereeribki selle järjekorra seal ja nii palju võib-olla siis mainin juurde, et lävend on 66 punkti, alla 66 siis ei kvalifitseeru vastuvõetavaks. Ja nii kui on punktid SAIS-i sisestatud ja protokoll on seal ka kinnitatud, nii tuleb see tulemus ka teile siis meili peale. SAIS automaatselt saadab. Ja näiteks eelmine aasta ka osalejad ise jagasid, et nad võib-olla kandideerivad ühte valdkonda ja teist valdkonda, et ise samamoodi, kui kunagi turismi jõudsin, siis oli alternatiivne mõte ka peas olemas, et võib-olla mõni sõna ka sellest, et kui siit näiteks tuleb rõõmustav uudis, et olete vastu võetud, aga samas teises kohas ka võib-olla ootate või ootate selle teise tulemusega ära, siis kuidas see otsus? Jah, avaldusi saab esitada, eks ju, päris mitmesse kõrgkooli. Tartu Ülikooli saate esitada 2 avaldust. Kui te nüüd kahtlete, et kas tulla näiteks turismipäevasesse või sessiooniõppesse, siis tegelikult võib mõlemasse esitada, aga siis see tähendabki seda, et olete juba esitanud 2 avaldust. Aga muidugi võite esitada siia turismi ja võite Tartusse veel kuskil esitada teise kohta. Ja kui te nüüd juhtub tõesti see, et mõlemasse kohta oletegi nagu määratud vastuvõetavaks, siis ikkagi tuleb üks neist valida, et mõlemat kohta ei saa kinnitada. Ja see kinnitamine tegelikult tuleb teha päris kiiresti, see tuleb teha ära 2 päeva jooksul. Ja seega võib üle korrata, et kui te kandideerite, siis see õppevorm, mille te valite, kui te valite sessioonõppe,
tegelikult pärast mõtlete, et ma sooviks hoopis päevaõppesse, siis seda või vastupidi, siis seda võimalik teha ei ole. et tuleb teha siis üks kindel valik või siis ongi, et kui te Tartu Ülikoolist muud valikut ei soovi proovida või siis saate valida nagu mõlema õppevormi vahel, et see on nagu üks kriteerium, mida siis muuta ei saa, et kui siin ennem oli juttu paindlikkusest, siis seda tuleb meeles pidada. Nii, ma vaatan, ma küsisin päevasessioon ja päevaõppe üliõpilased ka mõned küsimused, siis mõne ma siin mainisin juba ära ja võib-olla üks asi, mida ka siin Kairi oma esitluses mainis, et praktikamess. Et tõepoolest me siin ülikoolis korraldame kõikide erialaselt üle praktikamess, ehk siis ettevõtjad saavad kohale tulla, ennast tutvustada ja praktikate osas ei ole nagu kohustust, et peab kellegi juurde praktikale minema, küll aga tuleb Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse erinevatelt ettevõtjatelt ja organisatsioonidelt kirjalikke pakkumisi, mida me siis alati jagame üliõpilastega ja on võimalus siis ka sealt leida juba varasemalt kas siis praktikakoht või siis ühildada see praktika siis ka juba uue töökohaga. Nii et ja tegelikult neid pakkumisi tuleb ka aasta sees ja praegult näiteks ongi just alustame siis koostööd Eesti Turismifirmade Liiduga, kes kevad 2024 hakkavad korraldama turismimessi, mis on siis Eesti siseriiklikult suurim turismisündmus. Ja sinna on ka juba siis turismiüliõpilased meeskonda oodatud ja võimalus siis erinevas valdkonnas seda praktikat siis teha ja lõpuks avastada, et mida teile näiteks turismi valdkonnas teha meeldib. Ja sellest õppede ülesehitus võib-olla, et kui tegiks ettekujutus, et mida see ülikoolis õppimine siis tähendab või mille poolest ta erineb 12-klassilisest haridusest, traditsioonilisemast, siis ongi, et sarnasused on näiteks tunniplaani osas, et kohustuslikud ained on tunniplaanis määratud. Valikuvabadus on valik- ja vabaainete osas ja tunniplaanis on vähem kontaktõpet. Näiteks päevaõppest räägime, et kui tundub, et teile tunniplaan muutub avalikuks ja vaatlete, et kolmapäeval näiteks loenguid polegi, siis see tegelikult on ülikoolis iseseisva tööaeg, millest Kairi rääkis, et kõik see aeg koolitööde tegemiseks, hindeliste tegevuste tegemiseks on tegelikult plaanitud siis koolipäeva, tööpäeva sisse. Ja seetõttu ongi siis see erinevus varasemate õpingutega, et iseseisva töö maht on suurem ja kontaktõppe ei toimu igapäevaselt hommikust õhtupoolikuni, nii nagu on tavapärane siis gümnaasiumi õppes. Ja sellised aastatsüklist rääkides, siis loengud kestavad siis septembrist detsembrini ja siin on väike jõuluvaheaeg, puhkus, hingetõmbeaeg ja siis jaanuarikuus loenguid ei ole, et jaanuarikuus siis toimuvad eksamid, mida on siis juba varakult teada, millistel kuupäevadel need on. Ja siis veebruari algusnädal on talvepuhkus ja siis kevadsemester algab veebruarist ja kestab siis loengutena maikuuni ja juunikuu on siis taas eksamite periood. Nii et kui te mõtlete, et kuidas tööd, õpingut ja muid toimetamisi ühildada, siis selline see ülikooli õppeaasta tsükkel lühidalt öelduna välja näeb. Ja Urve, soovid veel midagi lisada? Võib-olla mõnda küsimust, mida sinu käest sageli küsitakse või millele omast kogemustest tudengite kirjadest tahaksid veel
juurde No rääkida? küsitakse ikka majutuse kohta, et Pärnu kolledžil nüüd konkreetselt ei ole, ühiselamut ei ole, aga meil on toredad koostööpartnerid, kes pakuvad nii pikaajalist majutust kui ka siis sessiooniõppele lühiajalist majutust. Lühiajalise majutuse partnereid on meil siin ka kohe väga lähedal olemas, et on üle õue kohe on meil siin Carolina hotell, siis on Pärnu Jahisadamas on olemas toad ja ka Rannavilla pakub. Aga kindlasti muidugi sessiooniõpe on ikkagi iseseisev õppija ja nemad leiavad ka booking.com-i kaudu ja kui nad juba on siin kohapeal nagu ära käinud, tekib see oma võrgustik, võib-olla ka mõni kursusekaaslane pakub öömaja või siis võetakse ühiselt mingi apartament. Igatahes keegi ei ole jäänud majutuse pärast õppetööst eemale ja ikka mingi lahendus on leitud. Mida veel küsitakse, niimoodi kohe ei tulegi meelde. Võib-olla ma selle eksterne õppe kohta natukene räägin, et kui nüüd on selline juhus, et tõesti see avalduse esitamise aeg on kogemata mööda läinud või siis mingi teine põhjus, et miks ei saanud, võib-olla ei saanud vestlusele tulla või midagi sellist, siis on tõesti võimalik õpinguid alustada eksternina, läbides selle sama õppekava aineid koos tudengitega. Eksternile kehtivad põhimõtteliselt kõik õigused ja kohustused, mis on tudengil, aga siis ei kehti soodustused. Et ekstern siis tasub, eksterniks me vormistame siis 1 semestri kaupa ja ekstern tasub siis registreeritud ainepunktide alusel. Ja selleks ta siis peab esitama avalduse, kuhu ta märgib ära, mis aineid ta soovib läbida. Eksternidega tegelen ka mina ja selles osas võib ka minuga siis ühendust võtta, kui kellelgi on soov eksternina jätkata või alustada. Ja ma küsin ka juurde, et sellist taustainfot ka anda, et turismi ja hotelli ettevõtluse õppe on siis tasuta õppekohtadega. Ette öelduna, kuidas püsib tasuta õppekohal, ehk kui see võimalus on saadud, olete ülikooli vastu võetud, siis millega peab arvestama, et püsiks tasuta õppekohal, võib-olla sa räägid sellest? Tasuta õppekohal tuleb siis täita oma kohustuslik õppekava ehk läbida semestris aineid 30 EAP ulatuses. Lubatud on sellest võib siis puudu jääda 6 EAP-d, siis ei teki veel maksekohustust, aga ma ei soovita ka sellele teele minna, sest see on nagu lumepall, see hakkab veerema ja siis see ei ole niimoodi, et igal semestril 6+6+6 võib puudu jääda, vaid see ongi ikkagi kumulatiivselt see 6 võib puudu olla. Et kui juba tekib see maksekohustus, siis on sellest päris keeruline lahti saada, et see ei ole niimoodi, et ma maksin juba nende puudu olevate punktide eest, aga järgmine semester on täpselt sama palju puudu ja siis maksate jälle nende punktide eest. Et kindlasti tuleb täita seda kohustuslikku õppekava. Aga nendest nüanssidest me kindlasti räägime siin esimesel koolipäeval, sest aktusega ühele päevale on meil siin planeeritud ka programmijuhtide infotunnid ja õppekorralduslikud infotunnid, et kindlasti sellel avanädalal tuleb väga palju informatsiooni. Ja, aga nagu siin Kairi ka mainis, et tema on varasemalt õppinud, või te olete näiteks Tartu Ülikoolis juba varem ise läbinud kursuseid, kas või osaliselt, siis ülikooli õpingutes, nagu ma mainisin, on põhiõppeained, siis kohustuslikud, siis on teil valikus ained, mille seast te saate ise valida, aga see valik on siis ette antud. Ja lisaks on siis teatud ainepunktide mahus ka vaba ained. See vaba aine tähendabki siis seda, et te võite vabalt valida
siis Tartu Ülikoolist või siin Tartu Ülikooli Pärnu kolledži teistest erialadest või siis oma varasematest õpingutest midagi kasutada, et seda paindlikkust ja kui juhtubki, et see 2 ainepunkti on nagu puudu jäämas, siis te võib-olla saate oma olevatest õpingutest või siis valides oma kodule lähemalt midagi toredat, mis teile meeldib, siis saab neid ainepunkte paindlikult endale koguda, et ülikoolil on väga hea süsteem, õppeinfosüsteem, kus teil on kõik igal hetkel elektrooniliselt näha, et kuhu te olete registreerinud ja mis on see ainepunktide maht, nii et selline väga hea IT-tugi, võiks küll öelda, on Tartu Ülikooli olemas. Sisseastujate poolt muidugi ongi üks kõige kuumem küsimus, ongi see võtta, et varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine ja ülekandmine, et selle kohta juba, et tahetakse juba võrdlusi saada ennem sisseastumist. Aga seda me kindlasti ei tee, sellepärast, et see on päris suur töö. Ja kui me teeme selle töö ära ja siis tegelikult see kandidaat sisse ei astu, siis on see nagu meie töötajate põhimõtteliselt nagu aja raiskamine. Aga kui teil on juba tekkinud see õppekoht ja teil on olemas ikkagi see varasem õpikogemus, siis me kindlasti teid nõustame, abistame ja võta nõustamist teen ka mina, nii et siis võib küll pöörduda. Ja, siis peab arvestama, et uue muudatusena võtta taotluse esitamine ja rahuldamine on ka väikese tasu eest. Jah, mujalt, kui teil on nüüd õpingud mujal sooritatud kui Tartu Ülikoolis, siis on ainepunkti hinnaks on 10 eurot ja nüüd läks ka Tartu Ülikoolis sooritatud rohkem kui 12 aastat tagasi nende ülevaatamine on ka nüüd 10 eurot. Meil mõni küsimus. Tavaliselt küsimused tekivad siis, kui hakkad ise midagi tegema või esitama ja üks esimese kursuse üliõpilane ütles nii toredasti, et mul oli nendest õpingutest nii ammu möödas ja ma isegi ei teadnud, kus mul see tunnistus on ja kust ma selle saan ja siis üks hea sõbranna istus kõrval ja näitas, et vajuta sinna, siis ma küsisin, mis koht see oli. Mina ei tea, mis see nimi on ja siis selgus, et see oligi see tore sais, et kus on kõik väga hästi infona esitatud, nii et võite julgelt minna seda vaatama, et seal... Ja seal midagi keerulist ei ole. Ja, et ei tasu seal midagi karta ja kui tekibki mingi küsimus, et ei saa seal mingist kohast edasi, siis Urve või keegi teine Tartu Ülikoolis kindlasti oskab teid nõustada. Samamoodi võib kohale minna ükskõik millisesse siis Tartu Ülikooli üksusesse, aga siis vastuvõtuga tegelevasse üksusesse, mis on siis seal saisi avaldusel kirjas, et seal ka abistatakse, kui te miski pärast jääte jänni. Aga meie väga enam ei taha neid paberkandjal avaldusi vastu võtta, me ikkagi siin ka siis pigem aitame läbi arvuti, et kandidaat esitab ikkagi oma avalduse siis siin koha peal kasutades arvutit. Võib-olla ühe asja lisan, mis on varajasemalt, siis ei ole küsitud, aga mis teema on nagu hea ka läbi mõelda, on siis võõrkeele oskus ja seda eelkõige siis inglise keel. Et ta ei ole meil sisseastumisnõuetena dokumentidena kirjas, aga miks ta siis on ka vestlusel, et te saaksite ennast veidikene heas mõttes proovile panna ja ülikooli õpingute ajal läheb inglise keelt või siis mõnda võõrkeelt kindlasti vaja, et kui muidu on õpikud kenasti olemas eestikeelsetena, siis ülikoolis paljudel erialadel, mitte ainult siis turismis, on kaasaegne kirjandus sageli ingliskeelne. Et näiteks meil siin Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on Eesti kõige parem turismialaste raamatute raamatukogu ja need enamus kõik on ingliskeelsed, ehk siis seda inglise keele oskust läheb vaja siis allikate läbitöötamiseks ja hiljem siis
ka lõputöö kirjutamisel, et seda inglise keelt siis kindlasti kasutada saab. Ja ütlen siis ära ka, et turismiõpingutes tegelikult on inglise keel õppekavas olemas, et toetada siis erialast keeleoskust, et just mida turismi valdkonnas vaja läheb ja lisaks on võimalus valida siis soome või vene keele vahel. Valikainetes on meil näiteks hispaania keel ja nii nagu ütlesin, et vabaainetena võite siis tegelikult omale meelepärast keelt õppida ka mujal Tartu Ülikoolis pakutavatel kursustel, et nii palju siis keelte ja keelte oskusest turismiõppes. Võib-olla siis sellise liikumise osas tahaks öelda ka, et ülikooli õpingute ajal tuleb ette ka toredaid koostööprojekte. Näiteks meil oli siin lätlaste ja belglastega koostöövõimalused. Tuleb ette toredaid õppereise, ehk siis nad on kohe õppetöösse planeeritud, kus siis minnaksegi Pärnust väljapoole ja avastatakse mõnda sihtkohta või lahendatakse seal ette tulevaid ülesandeid õppekäikude raames. Ja õppeülesanded ülikoolis on ka erinevad, et on sellist, mis nõuab lugemist ja kirjutamist, on selliseid, mis on ennast rohkem proovile panevaid, on ka testide vormis, aga on ka palju selliseid, et saab ise välja pakkuda uusi lahendusi, et mida teie siis teeksite. Me nimetame neid kaasuste lahendamiseks, et on mingi olukord ja kuidas te saaksite siis ükskõik mis positsioonilt neid olukordi siis lahendada, kas siis luua uusi teenuse kontseptsioone, leida uusi sihtrühmi, töötada välja mõni turundusplaan, koostada uue teenuse turule tulemiseks ärimudel, nii et sellised võimalused siis siin õppekava raames on ennast arendada ja neid ka siis praktiliselt õppetöö osana läbi teha. Nüüd on vist sobiv hetk tänada kuulajaid ja Tõiv jagab seal vestlusaknas kontakte, kuhu soovi korral ühendust võtta või pöörduda. Ja mina programmijuhina Tiina Tamm siis vastan hea meelega kõigile sisulistele küsimustele ja julgustan, et võib tulla õppima julgelt, kui on juba mingi oma idee või soov olemas ja julgustan tulla ka avastama, mis see turism siis on ja kuna mina ise ka tudengitega praktilisi sündmuseid korraldan, siis lõppu sobiks võib-olla öelda, et üks tudeng ütles nii toredasti, et uskumatu. Oleks kunagi arvanud, et see toitlustus võib nii äge olla, et esimest korda siin ülikooli õpingute raames sündmusel toitlustust korraldas, hakkaski meeldima ja läks seal valdkonnas edasi praktikale ja leidis midagi uut. Täname. Mina tänan ka. Ja head otsustamist ja valimist. Edu. Ja suveks meeldivaid turismireise ja külastusi nii Eestis kui ka siis välismaal.